'cause we both know love's not a game. I was always lying down to you before the romance turned to drama. Like Romeo and Juliet once before. We are lost in Verona. Learning through the scars, we make us stronger, time as it through. I'm not a lonely kind, I know I just can't get over you. I was always trying to tell the truth before the romance turned to drama. I hope the destiny would always you. Before we lost our Verona, we are lost, lost in the crowd of the street. We are lost, like two sailing boats in the sea. We are lost, 'cause sometimes we're building and burning down love. We are lost our Verona. We lost and we found our Verona. We are lost and reckless out of love, reckless out of love. We never said sorry, we never said enough. This was a type of woman, was a type of man. Disappeared in Verona. We lost and we found our Verona. We are lost in Verona. We are lost, lost in the crowd of the street. We are lost, like two sailing boats in the sea. We are lost, 'cause sometimes we're building and burning down love. We are lost our Verona. We lost and we found our Verona. We are lost our Verona. We lost and we found our Verona. We are lost in Verona. We lost and we found our Verona. We are lost in Verona. Oh, we lost and we found our Verona. We are lost in Verona. We lost and we found our Verona. We are lost in Verona. Yay! Ja saigi läbi meie kontsert. Sel suvel oli Rannapungerja muusikalaagritel 6. laagrisuvi. Lihtne matemaatika ütleb seda, et me oleme 5 suve sedasi teinud. Kui me 5 aastat tagasi koos Ahtoga esimese muusikalaagri tegime, siis me ausalt öeldes ei uskunud või ei lootnud või ei julenud loota, et sellest saab nii populaarne lasterohke üritus, sest sellel aastal lõppes 6. hooaeg ja ühtlasi minu 17. muusikalaagri vahetus. Mul on ääretult hea meel selle üle. Miks? Sest et olles ise muusik, noorte muusikute ema, klaveriõpetaja, koolidirektor ja kõik muud sinna juurde, mul on hea meel näha, et Eestimaal tegelikult on tulemas sellist muusikalist järelkasvu. Et see teeb mulle suurt rõõmu, et ka suvevaheajal, kui enamus lapsi kindlasti mängiksid
tänapäeval jah, nutitelefonis, vanasti minu ajal mängiti rahvaste palli ja aukad õues. Et kindlasti see veel on? vanemad inimesed teavad, et need lapsed on nõus päevas tegelema väga-väga suure hulga muusikaga. Meil on siin muusikalaager, ilmselt te kõik saite sellest aru. Et mis see muusikalaager on, et see on selline hübriid muusikast ja laagrist. Et päris kõike laagritegevusi me siin paraku ei jõua teha, aga me kindlasti oleme teinud kõik ära, mis tavalises laagris on. Diskoajad, kino, popcorniga, õhtu grillisime vahukommid, käisime metsas, tegime imeilusa vana, kõik vanemad võivad seda seal väljas vaadata, siis oli meil oma loominguõhtu, siis oli meil tutvumisõhtu Lauraga, Vaba Lava, et see oli siis selline kontserdiõhtu, et meil on olnud kõik asjad, mis tavalistes laagrites. Aga muusikalaagriks teeb meid see, et lisaks igapäevasele toimetustele on meil iga päev tunde 6 tunni jagu päevas. See on päris kole, ma saan aru, mis te vanemad mõtlete, et keset suve niimoodi lapsi 6 tundi päevas piinata. Aga uskuge mind, et need lapsed, kes on tegelenud muusikaga, kes teavad, et harjutamine, pilli harjutamine, laulmine, see ei käi nipsust. Et kui meie praegu kiires elutempos kõik asjad toimivad kiiresti, ei ole ühtegi väga pikaajalist protsessi. Maja võid sa osta ka, okei, vajutades nupule ja tuuakse, pannakse homme üles, et asjad toimivad kiiresti, keeleõppe käib kiiresti, 5 tundi sõidad autoga ja juba räägidki plaadi pealt õpitud võõrkeelt. Pillimänguga see paraku nii ei toimi, laulmisega samuti mitte. Et need lapsed, kes siin on, teavad, et selleks on vaja tunde ja tunde ja tunde ja nad on arvestanud sellega, et see on investeering nendesse endasse, see on investeering nende tulevikku.